Saadet toetab restoran New Thai Tallinnas. Ja seekord on Epp Petrone leidnud minu Tai autori värske raamat ja juba vana tegija Rene Satsi. Otsisin lainepikkust, kuidas alustada, sa oled nii huvitav inimene ja siis ma saingi aru, tere, et see ongi kõige tähtsam. Et on huvitav inimene. Ma jätkan sealt, kus ma olin siis, kui me lõpetasime eelmise saate Juta Raudnaskiga, lõpetasime saate ja siis talle tuli meelde, et kõige tähtsamast asjast jäi kõnelemata. Me kõnelesime sellest, kuidas elada ja surra õnnelikult. Biohäkkimisest. Okay. Ja tead, mis on kõige tähtsam asi? On inimsuhted. Kui sul on piisavalt põnevaid ja piisavalt turvalisi inimsuhteid sinu elus, siis sa suure tõenäosusega mitte ainult ei sure pikalt, vaid elad pikalt ja elad õnnelikult. Issand on pikalt elamine on üks suur õudus. Ja minu arust on niimoodi, et sina oma eluga olen lugenud enam-vähem kõiki su raamatuid. Tegelikult kogu aeg teostadki seda, et sa paned ennast küll riski olukordadesse vahepeal niimoodi, et lugeja saab hoida kahe käega pead kinni, mida see Rene jälle teeb, aga samas kõik need lood on inimsuhted, aga erinevatel tasanditel, aga see teeb ka reisikirjanduse huvitavaks ja see teeb sinu elu huvitavaks ja see teeb sinu huvitavaks. Oled sa nõus või? No sellega ei ole nõus, et ma ennast väga palju riski panen. Ma olen ikka suhteliselt alalhoidlik, et ma võib-olla olen sattunud kuskile sellistesse riskisituatsioonidesse vähe, aga tegelikult ma ikka mõtlen palju asju läbi, et ma ikka niimoodi päris džunglisse ei lähe, kui ma tean, et seal on kobra ootab mind ja need riskid mingisugused võib-olla kirjeldamisest tulevad, mõned asjad tulevad rohkem välja. Nagu lihtsustad ja liialdad võib-olla, aga tegelikult, kus ma loen seda sinu minu Tai raamatut, no seal on ikkagi mitu sellist olukorda, kus selline tavaline inimene paneks pidurit, aga Rene vaatab, et no nii, siit ma nüüd lähen. Ma ei taha ära spoilerdada, aga seal on sellised olukorrad. Raamatust ei tohigi rääkida kahjuks, et ma muidu tahtsin kohe hakata näidet tooma, aga tegelikult on asi selles, et see raamat on kirjutatud ikkagi, ma võtsin kokku väga pika aja peale neid kõik need olukorrad, ma mõtlesin, et kus mul on midagi on, mitte ainult lollusi, aga et midagi nagu on võtta veel. Nii et ütleme ausalt, et viimased aastad mul on täitsa kahju. Ma ei lähe pimedasse nurgatagusesse, mul oli viimane kord oli ainult lauses, kus ma mõtlesin, et issand, et mitte midagi enam ei juhtu. No tõesti ei juhtu. Tee midagi, aga lihtsalt on see alalhoidlikkus on kuidagi sisse sõitnud. Ja siis ma poe ees leidsin tüübi, kes vaatas mulle otsa ja ütles, et tulnukad on olemas ja ma lõin kohe käed kokku ja ütles, et nii, räägi mulle. Ja siis ta hakkas mulle rääkima, et oi, et mul on siin video peal, kuidas tulnukad on teda ära viinud ja nii edasi. Ja siis mina ütlesin, et nii põnev, lähme vaatame seda videot. Ja siis ta juhatas mind kuskile pimedasse, kuskile koridori ja siis näitas oma videoid. Pani ukse lukku. Ei, ukse lukku ei pannud, aga niisugune nurga taga, ilmselgelt hullumeelne tegelane. Ja see oli nagu viimane kord, siis ma läksin sinna ja see oli nii põnev. Ja siis ta näitas mingid uduseid videoid ja siis ma ütlesin, nägemist, ma tulin ära ja mõtlesin, et see ongi nüüd kõik. Ja et pärast järgmine päev laose tuttavad ütlesid, et sellistega ei tohi minna, et neil võib relv olla või et nad on nagu sellised, ta oli valge inimene, nagu hulluks läinud ekspat. Ja see on minu 2-3 aasta ainukene lugu ja mul ei ole rohkem rääkida siukseid põnevaid lugusid. Sest et kuidagi täiskasvanud oleks saanud ja see on ilmselt hästi igav, et ei lähe enam niimoodi kuskile kogemata ka mitte. Väga kahju tegelikult. Aga sul on vaja neid tegelikult, kuigi no, millestki on vaja kirjutada, ma ei ole nii sügav mõtleja ja fantaasiaga ka mõnikord jääb jänni, et mulle meeldib, kui on nagu päris elu situatsioon, millest siis saab kruvida. Kas siis natukene liialdada niimoodi, et oleks nagu ka põnev või siis lihtsalt, et mulle tegelikult meeldib vist kõige rohkem päris elulistest sündmustest kirjutada. Ja reisiraamat, kus on nagu see, et keegi läks sinna, vaat see Eiffeli tornis, ta sõi seal croissanti, croissant maksis nii palju. Ma pigem ikka lasen endale kuuli pähe, kui ma sellist asja kirjutan, et mul on vaja, et see croissant jääb mulle kurku kinni ja 2 mustast röövivad mind ja viimane asi, mis ma näen, on Eiffeli torn. Ja siis on lugejal ka huvitav ja pärast võib ka sellest croissantist rääkida. Et selles mõttes vastates küsimusele, mul on natukene kahju jah, et ei juhtu. Aga et see on mingi alalhoidlikkuse
värk on sisse tulnud, et ma pidevalt arvan, et oi, et ega ma eriti elada ei taha, ei viitsi. Aga tegelikult, kui ma nagunii juba elan, siis võiks nagu olla sükest... Võiks ikkagi midagi juhtuda, mida saab kirjeldada ja just, siis läbi selle kirjelduse tekib, ma arvan, pakun rahuldustunne. Ongi jah. Rahuldustunne kõlab nagu kole sõna, aga tegelikult see ongi täpselt see, et sa mitmel tasandil oled nagu õnnelik, serotoniin jookseb peale. Ja ma kuidagi tunnen, et see on niimoodi minul, et kirjutama asumine on ebamugav, aga kusagil seal poole peal ja eriti lõpus see tunne, kui sa oled ära kirjutanud, seda kaifi ei saa millegagi võrrelda, et see on mingi selline eneseväljendus, rahuldus, vabandust, aga seal on midagi. Mulle ei meeldi alustamine, keskel ka ei meeldi, lõpetamine on kõige parem, kui on lõpp. Aga palju õnne, nüüd on lõppunud. Ja nüüd on lõpp ja nüüd ongi tegelikult hea, et küll ma mõtlesin, et tuleb vilets, ei tule see, ei meeldi, jälle muudad midagi, aga see lõpplahendus on nüüd saab nagu järgmise asja juurde minna, see on hea tunne küll. Jah, aga siiski ma arvan, et on ka teatud inimtüüp, et ütleme, sa põhjendad selle ära, et okei, et sul on seda vaja kirjutamiseks, aga siiski on selline seiklev inimtüüp, kes seda rahuldust saab ka lihtsalt inimesena, et asi ei ole, sa võid selle ära põhjendada, sa tahad kirjutada, aga tegelikult rutiinist tahad välja, see rutiini ma vihkan, mul ei toitumisega millegiga, see ei ole tegelikult hea, et mingid rutiinid on väga head, aga igas asjas ma tahan kuidagi rutiinist välja, nii kui tekib rutiin, siis see on isegi väike rutiin, et ma isegi mõtlesin näiteks, ma mõtlesin, et sa küsid mu käest, et miks mulle Tai meeldib. Ma valmistasin ennast ette, et see on kõige banaalsem küsimus. Ja ma annan ilmselt sellele iga kuu ja iga nädal erineva vastuse. Ma ei suuda ühtemoodi nagu mõelda, et ma hakkan nagu ketrama kuidagi peal. Aga mis esimene plaat on? Vabadus, Tai on vabadus. Tai ise ju tähendab tai keeles ka vabadust, vaba rahvas, Taimaa. Et see on nagu pikem, kus see nimi tuleb, aga see on esimene assotsiatsioon. Aga järgmine nädal ma hakkaks hoopis millestki muust rääkima, sest et kohe nagu kui mingi üks asi jääb, et miks meeldib, siis ka see on juba minu jaoks rutiin, et ma nüüd räägin kogu aeg 20 aastat sellest, kuidas mul maitsevad pannkoogid kuskil teatud moosiga. Ei. Sa teed, eks ole, reisijuhi tööd, kas sa müüd kuidagi, tutvustad Taid, soovitad mingisugustele inimestele rohkem, mis inimtüüpidele Tai sobib või on Taid? Tai on nii suur ja lai, et seda reisijuhi töö ma pean Taiga seoses ära seletama, et Taid ma väga palju inimestele ei näita, et minu raamatus on, seda võib ju, eks ole, öelda, on Jens, üks väga tore eestlane, kes elab Tais ja kes kirjutas meile siis toredad, praktilised, huvitavad peatükid. Näpunäited, eks ole, ja temaga koos me teeme küll, et mina alustan inimestega Bangkokist, näitan Bangkoki, mis ongi vist üks mu lemmiklinnasid. Või tähendab, ma tahtsin öelda, et vist lemmiklinn. See on ka niimoodi natukene, aga ülidalt palju ma armastan Bangkoki. Mina näitan Bangkoki ja siis näitab Jens Põhja-Taid, kus nagu sellistes kohtades, kus sa siis tavaliselt ei käi, džunglis, templid ja siis mina inimesed Laosesse ja seal hakkab nagu see minu põhireisijuhi töö, et ma teen Laoses nagu reisijuhi tööd. Et Tai koha pealt ma kirjutan rohkem enda kogemustest, Bangkokist räägin, aga et üldiselt oskab nagu Jens rääkida Tai kogemusest paremini. Jah. Ma tüürin sellesse kohta, et kas Tai võib olla kellelegi pettumus. Tai on vabameelne. Seal, toon selle näite, et mina olin üllatunud, kuidas ma ühe ööpäeva jooksul muutusin nii pikaks, suureks, paksuks, jalad läksid. Jäta nüüd. Ei aga ma olen aus, ma ei nori kompliment, jalad läksid suureks ja mis juhtus? Ma jõudsin Euroopast Bangkoki ja ma tahtsin omale kingi osta. Ja siis, et ei, nii suuri jalanumbreid meil küll ei ole. Ja see, ma nagu tundsin seda, et tavaline valge naine ei ole päris õiges kohas, kui ta kõnnib Bangkokis tänavatel. Sina oled valge mees, võib-olla sul palju parem seal olla selline, kõik need pisikesed naised ja ma ei tahtnud olla stereotüüpides. Aga see reaalsus seal sundis mind korrigeerima oma arusaama Tai tänavapildist
iseendast? Siin on mitu punkti, kusjuures mul läheb kindlasti meelest ära. Esiteks, et see tai on vabameelne, tai on suur ja lai, tais on ka Malaisia piiri ääres väga mitte vabameelsed alad, sealt leiab kõike. Teiseks on see, et kuidas valge mees ennast, tegelikult mina tunnen ennast tihtipeale ainukesed korrad, kus ma ennast tais halvasti tunnen, ongi see, et sa oled, kui ma käin nagu üksi ja enamus ajast ma nagu käingi nagu üksi, et naisega ei ole mõtet minna, kui ma mingi rühmaga lähen, siis ma jään sinna alati nagu üksinda. On väga vastikud hetked on mõnikord olla see üksik valge mees, sest siin profileeritakse samamoodi nende väikeste tai naiste poolt, kes siis, ega kõik tai naised ju ei vaata sind ja kõik ei ole selle suure kuulsa tai vabameelsusega seotud. Aga tihtipeale on sul ikkagi see, et sa istud kuskil üksinda seal kohvikus ja siis sa saad selle pilgu. Kas täiesti erinevate, kas teise valge käest, valge paar tuleb näiteks ja siis sa oled see suhkene rohkem kui keskealine mees, nagu ma praegu olen, siis oled seal üksinda ja siis mõnikord on see õllepudel on veel ees, mis on nagu tais suhkene toidu kõrvale. Täpselt paras mees ja selline, kellel võiks olla rahakott ja kes tulebki hotelli kaasa. Ja see on nii õudne, et mul on veel ka raamatus natuke räägin üks tai sõbranna, kes ei ole kunagi seotud vabameelsusega ja siis kui temaga veel ma mõnikord tahan nagu jalutada, ma pole seda ammu teinud ja mul on nii halb taga tänapäeval käia, sellepärast et kuidas ma käin. Kohe pannakse paika. Pannakse paika, tahest tahtmata ja mina pannakse samamoodi paika, aga tegelikult see on rohkem 20 aastat on see tutvus olnud täiesti siukene väga kihvt tegelane ja nii edasi. Ja see valge mees olla tais üksi või siis tai naisega koos on minu jaoks nagu natukene häiriv. Vist ainuke asi, mis kas see on igal pool tais või? Sest et Bangkokis on see väga tugevalt ja kui ma õigesti tean, siis ütleme, see prostitutsiooni teema algaski Bangkokist seoses Vietnami sõjaga, kui seal need sõdurid, näljased sõdurid sinna baasi pandi. Laias laastus võib öelda niimoodi. Aga kas see on niimoodi, et kuhu iganes sa lähed nendesse kohtadesse, kuhu lähevad Eestist turismivood? Ma arvan, et see on enam-vähem, ega see ei pruugi nagu ainult prostitutsioon on hästi laialt kohe või hästi kitsalt löödud, et seal on peale prostitutsioon on niisugune väike mõiste, aga seal on kõik need Mia Noi on see väike naise mõiste, et kes tuleb sulle nagu armukeseks ja et ega enamus neid, nii palju kui ma kokku olen puutunud nende minu meelest nagu ebahuvitavate ja mitte võib-olla nii meeldivate inimestega, nemad ei käi seal niimoodi ükskord prostituudi juures, nad leiavad endale kellegi ja mitu inimest, kellega nad siis ketravad ja kellega nad siis nagu jalutavad ja siis see naine siis pressib need nii palju, kui saab. Halvemal juhul ta saab selle mehe sinna abielulõksu, siis see, nii kui see abielulõksu saab, mis juhtub tavaliselt valge mehega, on siis tai perekond võtab su üle. Sa saad omandiks, et see on nii kultuuriline norm ja et sul on kohe on see purjus vend, kes ei saa tööd teha, sul on 10 haiget buffalot, sul on onu, kes tuleb ja sind hakatakse lüpsma ja need ka mehed jalutavad seal siis õnnetu näoga tavaliselt lõpuks on nad õnnetu näoga, sellepärast et see nagu see seksivõlu ja kõik see lõpeb ära. Kas tais on lahutada lihtne? Kuidas? Lahutada abielu siis, kui sa oled selle ma ei ole ega väga ei ole. Küsimus, et ei ole selles lõksus ja siis selgub, et ega lõksust niisama lihtsalt välja ei saa. Lahutamine on võimalik muidugi, aga ega kui sa oled juba see raha hakanud sinna andma, siis see on kindlasti raskendatud igatepidi, jah. Aga niimoodi tehniliselt see maa on, vist antakse järelmõtlemise aega mõlemale ja saad lahutada ametlikult. Meie ühise sõbra Margus Kalami raamatud Minu Aasia ja Minu Aasia saared on kõik selle sama mustri peegeldajad, et valge mees tuleb ja kõik, ega neil ei saa midagi seda pahaks panna, aga enam-vähem kõigi sealsete raamatu kõrvaltegelaste idee on see, et nüüd tuleks see valge mees saada abielurüppesse või siis see väikese naise rolli saada. Ega kõik loomulikult ei ole siuksed, eks ole, nagu see kasvõi see minu tuttav, kellega ma kohtusin esimest korda, kui ma läksin. See väga lahe lugu, aga kas mitte temal ka ei olnud see, et tal oli ikkagi aga ta ei võta nagu rohkem ja ta päriselt ütleb, et ta armastab seda. Nad on ikka veel koos. Aga oli lääne boyfriend, eks? Ja, see oli inglise, aga see oli veel siukene boyfriend, kellel tavaliselt nendel on veel omal alguses perekonnad kuskil, et see boyfriend ongi nagu leidnud endale selle, et ilmselt on siukene lihtne ja hea inimene ja kellel enda perekonda ei ole, nii et ta isegi on käinud ka Inglismaal, mida tavaliselt ei tooda enda tai seda naist, kui see juba päris abielus ei ole, et nad ei too sind ikkagi enda maale ja ei tutvusta enda perekonnale. Et tema on käinud ka ise Inglismaal, nii et see on natukene teine asi. Pluss see on nagu ka minust oleks ta, siis kui mul rohkem raha oli, oleks ta võinud ka mind lüpsta, aga ei. Isegi kui ma tal külas käin, siis tavaliselt maksab Tom Yammidest, tahab tema maksta.
kuskil restoranides, et noh, see on nagu mul üks väga väike näide, mis on isiklik, aga neid näiteid on kindlasti veel. Aga üldiselt on kultuuriliselt on sees, et see faalang tuleb, faalang on siis välismaalane, faalang ja et see on normaalne, mitte halb võtta temalt raha, sellepärast et niimoodi asjad käivad. Tema saab palju kergemini raha ja et miks mitte. See on nagu tööl käimine põhimõtteliselt, et tema jaoks sinu masseerimine, sinu eest hoolitsemine on nagu natuke nagu tööl käimine, tema ei näe seda, oi küll ma olen paha ja nagu meie näeme, et tahavad meid koorida ja röövida. Et nendel on peas on natukene teistmoodi, et noh, kultuuriliselt on lihtsalt teistsugused. Jaa, no see on see üks kiht taist, mis on see kõige võib-olla põnevam paljudele, no sellest peab rääkima ja see on samas ka see üks põhjus, miks ma küsingi, et kas soovitaksid teismelise tütrega reisida Taisse või see võib tekitada mingisuguseid segadusi. Teismelise tütrega, sa mõtled valge nahaliselt? No mina, mul on teismeline tütar. No, miks mitte? Ma ei tea, miks mitte, sellepärast, et no ma ei tea, tulevad no, mingisugused sellised, päriselt ei saa aru, et hakkab küsima, et miks need, ma ei tea, miks need naised siin tänavanurgal seisavad ja no kõik sellised teemad, mis tuleb varem hiljem võtta, aga see võib tekitada segadust. Sinu tütres tekitab segadust selles mõttes? Ma mõtlesin teiselt poolt, et sa ei taha kuidagi ennast näidata teismelise tütrega. Ei, see on... Ja naised ei seisa ju tänavanurgal, see on ka nagu vale kontseptsioon. Mõnes kohas ikka. Mõnes kohas, aga need on nagu sellised väga sellised, ei ole ikka jah, et need prostitutsioon on koondatud teatud tänavatele kuskile, mis on nagu selline avalik. Kusjuures naljakas on see, et kõigepealt on üldse halb, et me hakkame Taist rääkima läbi prostitutsiooni. See on nagu väga kurb. Aga see lähebki niimoodi. Aga Tais on ju prostitutsioon keelatud. Samas on see, et ma ka enda turistidele näitan, et kus on terve tänav, on ainult Jaapani lõbumajad põhimõtteliselt, kus võetakse ka ainult Jaapani kliente. No see on nii avalik, kõik nad seisavad seal tohututes massides 100 tüdrukut ühe maja ees, numbrid on küljes. Ja tegelikult see on nagu keelatud, et see on hämmastav. Et enamus on ikkagi nagu koondatud teatud kohtadesse. Et seda tänavanurka ikka väga palju niimoodi ei ole. Kui hakkad niimoodi ette kujutama, et ei pea nagu kartma, issand jumal. Mina mäletan selle oma teismelise tütre teema on ju, aga kui ma käisin Bangkokis, siis mul olid tütred väiksed. Neil ei olnud selliseid küsimusi. Ja no kõik see ladyboysid ehk siis mehi, kes on riides nagu naised, me nägime, aga ma arvan, et tütar oli 6-aastane, ta oli nii relvituks tegevalt, võluvalt, komplimente viskav, et noh, kõik muudkui naeratasid. Tema ei olnud sellise koha peal, kus tal tekiks küsimusi üldse, ma ei tea, et kas on mees või naine, mis toimub, on ju, aga no vot jah. Need, kes nurga peal seisavad tavaliselt ongi kusjuures ladyboy'd, nemad on nagu selline natukene õnnetum, kuigi nad on hästi suur klass, hästi kultuuriliselt tooni andev klass, on nad ikkagi nagu alamkiht natukene, et nemad sinna päris majadesse nüüd eriti ei pääse, vaid nemad peavad seal nurga peal kuskil olema. Ja et seal tõepoolest mõnikord ei tee vahet, et kas on mees või naine, ei peagi tegema. Mina õnneks ei pea neid seal nurkade pealt taga ajama, aga et ma arvan, et seal ikka paljud lähevad alt, kes lähevad nagu selle põhjusega Taisse, mis ei peaks olema üldse esimene põhjus, miks Taisse minna. Tais on 100 põhjust. 100 põhjust, kohe räägib nendest põhjustest, aga ma mainin, et see üks lahe lugu sinu raamatus on vastupidine. Rene otsustab ühe ladyboy'ga teha intervjuu. See oli kohutavalt piinlik, mul on siiamaani piinlik. Ja siis selgub, et tegu ei olnud ladyboy'ga. Ja see läks nii halvasti. See on jube, mul lähevad käed märjaks, kui ma seda mäletan. Mul on jube harv on nagu piinlik, sest et ma alati nagu noh, et kui mingisugune situatsioon tekib, siis ma vabandan ilusasti, näed küll, ma olen loll, ja seal läks niukseks skandaaliks ja mul on siiamaani, mul päriselt, mul tuletan seda meelde, et mul on piinlik. Aga tead, tsiteerides Viivi Luike kirjanikku, kirjutada tasubki nendest asjadest, mille pärast sul piinlik on. Ja see oli üks parimaid stseene selles raamatus. No jah, see on ehedalt pandud. Saadet toetab restoran New Thai Tallinnas. Ja nende ladyboydega, mis siin jutuks sai,
et ma pean kohe nagu hoiatama ka natukene, et nemad on üks selline huvitav kultuuri osa, mida kõik inimesed tahavad nagu siis kogeda, vaadata. No mõned tahavad nagu ka katsuda. Mõned tahavad selfit teha. Seda ma ütlen, selfit teha ja nii edasi, aga ma ütlen, et kõikide nende aastate jooksul, mis ma Tais olen olnud, olen ma aru saanud, et nad on üsna ohtlik kontingent võib-olla, et kui nad sult midagi tahavad, nad võivad selle kambaga kallale tulla palju kergemini. Tai on üldiselt ülirahulik rahvustüüp, et nad on ikkagi sellised hingelt budistid ja ega taidega nagu tülinorimine on väga raske. Nad üritavad alati nägu säilitada, nagu Putin ja Ladyboy on nagu selline, kõik need jutud, kuidas lüüakse pudeliga pea katki ja üks tahab sult raha saada, sa ei anna, siis või tõukad teda ja siis tuleb need 5 või 7 tükki, on nad kuidagi tihtipeale jõhkramad kui lihtsalt tavalised meeste või naisterahvad. Et see on nagu kuidagi tuleb meeles pidada. Et see on siis hoiatus neile, nad on natukene nurka aetud klass, et nad on kogu aeg, neil on see väike vedru sees, et neil on see identiteet on teistsugune, nad on hästi uhked selle üle, nad on väga uhked, need on tõesti nagu päevasel ajal niimoodi kihvt vaadata, et kui sa nagu jagad ära, et see on tänavapildis ja igatepidi, see on vahva asi. Ja kui seal õhtul siis eriti nagu meesterahvad lähevad kuskile ööellu, napsutavad natukene ja võib-olla seal bravuuritsevad, siis võib ikka niimoodi, et mul on seal paari tuttavat üritatud lausa ära tappa, kohe on nagu nuga antud nagu Ladyboyde poolt mingisuguse täiesti juhuslikud väikse tülikäigus, mis ei ole Tais üldse tavaline. Et võib-olla natuke liialdane üle, aga üks asi tuleb meeles pidada, et see Ladyboy on nagu, et ta ei ole selline suur atraktsioon, et ta võib olla selline, nagu Ilves on ilus loom, mine paitama, siis jääb näpust ilma. Küsiks korra niimoodi, et kuidas saab olla neid Ladyboysid Tais nii palju, sest ma täiesti aksepteerin seda, et on teatud osa inimkonnast, kellel on see sooidentiteedi küsimus, et ütleme, et on mehena sündinud inimene, kes tunneb, et tegelikult ta võiks olla naine. Neid on väidetavalt kõigis rahvustes, aga kuidas on see võimalik, et Tais on need niivõrd palju, sest nad on ju sellised, et kes Need ei ole ainult Tais, Kagu-Aasias üldse, aga see kultuur. Nad on tulnud kuskilt Birmast, Laosest, et sa mõtled seda, et nad ei ole kõik Tais. Isegi Tai on nagu eriti kuidagi aktsepteerinud väga laialdaselt neid, aga isegi ka Laos, mis on ju tegelikult selline väga diktatuurilik riik ja mis väga kuidagi nagu surub maha enda elanikkonda, ka Laoses leiab neid päris palju, ausalt öeldes. Et ega nad ei ole väga nagu armastatud seal valitsuse poolt või nagu selliste institutsioonide poolt. Aga neid on. Aga Tai on nagu selline paradis, kus neid koguneb hästi palju kokku ja ma arvan küll, et võib-olla Jens, kes seal elab ise, oskab nagu palju paremini seda seletada, aga ma usun, et väga palju ei ole seal tegemist enam selle sooidentiteediga, vaid see on ka nagu pop-asi, nagu Dublinis kantakse pidžaamasid tänaval seal mitte enam mugavusest, vaid see on arenenud selleks, et see on pop ja hästi paljud raha teenimisvõimalusi. Ja see raha teenimisvõimalus ja ta tegelikult ei soovigi päriselt naiseks saada, vaid et ta soovibki olla see ei ole nagu kõik, aga ma olen küll tähele pannud, et väga palju on ka sellist, et ma lähen kamba vaimuga kaasa, ma hakkangi, see on nagu natukene ka elustiil, eks ole, loomulikult sellega kaasneb igasuguseid asju. Kuna ümbruskond sind kõik ka samamoodi aktsepteerib, nii kohalikud kui ka turistid, siis sul on seal selline turvaline keskkond, et ollagi nagu selline nagu meie mõttes nagu punk-rock 80-ndatel või midagi sellist. On nagu lihtsustatud kujul ja kindlasti on see neid tähendusi natukene sügavamaid ka. Aga seal ei saa ainult võtta, et see on nüüd identiteedihäirega ainult, identiteedihäire on nagu halb sõna. Ma loodan, et sa saad aru. Ma saan aru ja ma saan aru, et see sinu põhiline teema oli hoiatus. Et ärge minge kohe näpuga katsuma. Ma tegelikult arvan, et selfie on ka üks teema, millega võiks natukene hoiatust jagada, sest on, seda ma olen ise oma reisidel kogenud, et osadel inimestel kaob täiesti ohutunne ära, kui nad võtavad telefoni ja neil läheb see laine pikkus, et nüüd ma teen pildi ja see kõik on lubatud, on ju. Aga sa võid püksa saada nende käest, kelle taustal sa pilti teed. Ma näen nagu sellist situatsiooni kohe, et päeval või midagi sellist, ma arvan, et nad on ka väga edevad tihti peale. Pole mingit probleemi, aga ma arvan, et selline õhtul kuskil pool peotänaval on esimene situatsioon sinu selfiga on see, et ta võtab sul käest ja ütleb, et anna mulle nüüd 100 €.
aga sa tegid ju pilti isegi 100 eurot. No ükskõik nii, midagi, ja siis hakkad kauplema. ja siis võib jamaks minna. Et ma täiesti näen nagu sellist reaalset nagu käitumist, et peab nagu natukene vaatama kogu seda situatsiooni, et kuidas veel selfidega? Vist on niimoodi, et kui sa oled kloostrites, ka sul on vahel turistid või sa näed turiste, et minu arust on niimoodi, et Buda kujul ei tohi tagumikku keerata. Mis tähendab seda, et sul on väga raske teha tagumiku või selga. Buda kujust ja endast koos selfid, sest siis sa ju keerad oma, vabandust, selja keeramine Budale ei ole niimoodi otseselt keelatud. Küll täis on need pea ja jalad on kaks asja. Et peas on see niimoodi, kas need hingeks nüüd seda kutsuvad, aga et seda ei tohi nagu näppida, et pea peale patsutamine ja kõik siukene on täis väga keelatud. Ega siis ka mitte pai teha. Ei, jumala pärast mitte. Seda ma olen näinud paar korda, kuidas issand jumal, üks reisija tegi mungale pai, ma pidin häbist ära surema, see munk pidi ära surema, sest see on vist elus esimest korda, see oleks nagu, ma ei tea, keegi oleks sulle porgandi tagumikku pannud käigu pealt, või see oli kohutav situatsioon. Ja teine asi, me räägime peast ja jalgadest, et sa ei tohi jalgu suunata. Inimeste suunas jalad on kõige mustem, kõige sellisem ja jumala pärast mitte, et kui seal templisse nagu meeldib minna inimestele, aga mina mõnikord kui ma olen väga selline religiooni ja pühaduse kauge inimene, siis mulle meeldib templis aega istuda ja olla. Et istutakse nagu jalad ristasendis ja mõnikord siis tuleb paljaste jalgadega mõni, kes istub nüüd jalad ees, seal suure Buda ees ja siis loeb enda raamatut või midagi, et see on nagu kohutav asi, et kui mungad seda näevad. Need jalad ehk siis vargad ei tohi osutada Buda kuju suunas siis, aga teise inimese suunas ka mitte. Ja, see on reegel, sellepärast sa panedki nagu jalad risti, nagu lootusased, rätsepased, sest siis... Et alati peab sättima, et teise tai poole jalgadega ei osuta. Kusjuures naljaks on see, et taid ise sellest reeglist eriti ei pea, aga küll nad on seda väga varmad rõhutama kõikidele külla tulijatele. Et see on üks siukene kultuuriline natukene hüpokratism. Aga lapsele tohib pai teha? Ei tohi. Ei tohi lapsele pai teha. Ja... Sa võid ju küsida ja nii edasi, aga see ei ole nad ei katsu üksteise pead, pea on nagu püha. Selja ja tagumiku lahutamist mina ausalt öeldes ei ole kuulnud. See kõlab nüüd loogiliselt, et ära Budale tagumiku näita, aga et kui sa ikka selg, Buda kuju jääb sinust alati, kui sa oled templis, siis mõni Buda jääb sul alati selja taha. Ma ei usu, et ja siis võib sellest teha selfie või? Mina ja Buda. Selfit ei ole kultuuriliselt, ta ei ole ilus teha, aga ta ei ole nüüd otseselt keelatud. Ma küsin sellepärast, et see selfie kultuur võimalik, et meie kuulajate hulgas levinud on. Ma ei plaani ise tegema, aga see on ju lääne kultuuris väga selline, et ma ei ole muidu kõike kogenud, kui ma ei ole sõpradele saatnud selfit, kus ma olen. No Budaga ei ole eriti ilus, aga taid on ka siuke rahvas, kes hirmsasti meid peale ei suru ennast enda kombeid. Nad nohisevad, et issand jumal, mis ta nüüd teeb, see nüüd küll ilus ei ole. Kuidas see näiteks see lõppes, et kui sa nägid pindliku hetke, et patsutati seda Buda munka pähe, siis te lihtsalt nagu elas selle üle, aga midagi? Ta elas selle üle ja ma kutsusin selle inimese pärast nagu kõrvale lihtsalt, ütlesin, et see on kõige õudsem, et me olime veel nagu reisinud ka juba mõnda aega, mõtlesin, et sa oled ju kuulanud kõik, et issand jumal, et see on, mis sa järgmiseks teed? Et lähme tõukame kuninga troonilt või et lihtsalt ütled, siis inimene sai aru, aga see on jah, et mingisugused asjad nagu ei tohi teha, et see ei lõppe muidugi niimoodi nagu Põhja-Koreas, et varastab mingi pildi ja siis tapetakse sind vanglas ära, aga Tais on järgmine ohtlik või kultuuriliselt ohtlik on Tais on väga sügav monarhia, see Raamade dünastia, 10. Raama valitseb praegu. Ja seal on väga seadusandlikult väga ranged karistused kuninga solvamise, kuninga perekonna solvamise, mainimise, nalja tegemise üle. Et sellega peab olema väga ettevaatlik. Et sa kuningat, kuigi praegune kuningas, mina võin siin podcastis seda öelda, ta on ilmselt vaimuhaige mõnes mõttes, et see on nagu pikem jutt. Et ega rahvast teda nüüd väga ei armasta küll, et ta on teinud väga rumalaid asju, ta on väga mõnitanud seda monarhiat ise, ta ise on jäänud Saksamaal pildi peale, ta elab ise nagu Saksamaal koroona ajas saadik, kus ta on selle, kuidas seda kutsuda, kus kõht on paljas pluus, lühikesed püksid ja käib nagu väljas enda armukesega. Tal on nagu kuninganna armuke on mingi õhuvägede piloot, väga seksikas tai tüdruk tatoveeringud ja siis nad jalutavad niimoodi ringi monarhia. Rahvas on sellepärast täiesti endast väljas, seal on nagu olnud meeletud protestid, et lõpetame siis monarhia ära, aga nüüd, kui see sama rahvas pärast seda protesti läheb kuskile kohvikusse, hakkab rääkima, et kuningas on loll, ta võib 7 aastat vangis istuda selle lause pärast. Et seda ei tehta, isegi kui kuninga vastu, ma ütlen, et praeguse kuninga vastu ei ole kindlasti
pooltki veeranditki nii palju austust, kui oli viimase kuninga vastu, keda terve rahvas meeletult armastas, kes valitses minu meelest oma 70 aastat ja targalt ja monarhile vääriliselt. Et õigem on mitte seda teemat üldse mitte puutuda. Absoluutselt, see on nagu väga ohtlik, et see läks selle teemaga kokku, et Tais antakse sulle enamus asju kõik andeks. Tegelikult, kui sa osutad nende jalgadega, küll nad annavad sulle selle andeks. No sa oled lihtsalt natukene toitu. Aga kuningaga see tõesti vaadake ette. Ja ärge ka narkootikumidega kaubelge. Jah, noh, see narkootikumidega võib veel minna mõnikord hästi. Mõnikord ei tehta sinust seda scapegoat'i või eesti keeles. Näidispoomist. Ma olen ikkagi natukene väliseestlane, mul lähevad mõnikord sõnad meelest ära. Et võib ka nagu niimoodi, et tehakse hoiatus umbes, aga kuningaga on ikka, et mul oli, mitte minul ei olnud, aga üks tuttav, kes käis hästi ammu, kes polnud kunagi Tais käinud ja sellel ajal veel lendas Aeroflotiga, lendas Bangkoki, jõi ennast väga purju tee peal, läks esimest korda Tais hotelli, jättis kõik enda asjad, ma sain aru, et ta võttis natukene raha kaasa, et minna hotellist välja suppi sööma, jättes enda, mitte mäletades seda hotelli, olles sellises joviaalses meeleolus ja sõi enda toidu ära, tuli tagasi hotelli, ei olnud enam. Ja siis ta nagu otsis ja leidnud enda hotelli enam üles, kuigi ta ei olnud kaugele läinud ja siis lõpuks ta läks politseijaaskonda. See on hästi pikk, hästi naljakas lugu, aga et lihtsalt mul jäi üks asi meelde, et kui see politsei hakkas siis tema hotelli otsima, siis ta ei mäletanud üldse neid landmarke, neid maamärke, vaid pidevalt rõhutas, et see mingisugune dude, mingisugune tüüp, mingisugune imelik tüüp on piltide peal kuskil seal oli ja tegelikult on Tais on igal pool need hästi suured kuningapostrid, mis on meeletult suured. Nii et ta nagu mitukümmend korda suutis nagu politseile rääkida, et mingi dude, no see nõme dude. Mingi tüüp oli pildi peal. Ja politsei õnneks ei jaganud seda ära. Pärast nagu mõtlesime, et see oleks olnud ikka nagu päris karm, et sa lähed politsei juurde ja hakkad mõnitama ja mingid ilkuma alkoholiaurudega tegema mingisugust nalja. Aga et see ruttu, miks ta hotelli kaduma läks, on Tais on see, et sellised väiksemad kohad, odavamad hotellid, majad, nendel on kõik üks süsteem, et nad müüvad midagi maja all või nagu näiteks väike hotellikese foyer on terve maja alune ja kui tuleb siis õhtu, kui seal mingi 8 või 9, tõmmatakse ette rulood, mis metallist rulood, kui sa esimest korda näed, siis terve tänav võtab täiesti teise pildi, kui nad panevad enda maja esised lihtsalt lukku. Ja sa ei tunne lihtsalt ära. Jah, eriti kui sa oled öö läbi lennanud, sa oled natukene juua täis ja sa ei tea seda. Ta seisis mitu korda ilmselt enda hotelli ees, aga nüüd ma vaatan ka, et terve tänav, mis nagu kaupleb, lähed õhtul läbi, see ei ole see tänav, on küll, sellest kõik on ära pakitud ja kõik majad lähevad kinni. Aga tänapäeval ilmselt saab seal telefoniga navigeerida. Kõik asjad on palju lihtsamaks. Ma mõtlen ka seda, kui sinu raamatu juurde, nende sinu ärakadumiste ja ekslemiste juurde tulla, siis hästi tore, et enamik raamatu esimesest poolest toimub selles eelajaloolises ajas, kus veel ei olnud niimoodi, et paned telefoni ja leiad. Ma ei saa siiamaani aru, kuidas ma leidsin kuidas sa üldse midagi üles leidsid? Kuidas ma üldse leidsin ja teades, ma olen selline topograafiline idioot igatepidi, et kui üldse sain hakkama, et ma leidsin rongijaamadest, ma suutsin rongiga minna, ma suutsin Bangkokis leida midagi üles. Mille järgi? Meil oli ju Lonely Planet, ma mäletan, et Lonely Planetis üldse oli nagu 3-4 hotelli ja kõik. Et seda informatsiooni oli ju nii vähe. Aga samas reisikirjanikul oli see aeg mõnes mõttes põnevam, sest asjad juhtusid, see olidki selline nagu selles seikluste tihnikus otsisid oma teed. Jah. Saadet toetab restoran New Thai Tallinnas. Millal siis tasuks Taisse minna? Ma arvan, et keset suve lihtsalt keegi ei plaani nagu nii minna. Eesti perspektiivist vaadates, siis tuleb sügis. Kas siis on seal mingisugused hooajad sügisest kevadeni? Tegelikult see on hea küsimus, sellepärast, et kohe ma hakkaks vastu vaidlema, mis mõttes suvel ei tasu minna. Sellepärast suvel on Eestis nii hea olla. Ja no seda küll, aga et vaata seda viimast suve, oli ju täitsa kohutav, eks ole. Aga see on, millal minna tegelikult ei ole sellist soovitust, see sõltub sellest, mis sa tahad. Et kas sa tahad sinna pidutsema minna, kas sa tahad saarte peale minna, kas sa tahad mööda maad ringi käia. Võtame siis järjest, et ma tahan minna päevitama ja sööma. Siis sa pead käima ka kõige rohkem raha välja. Seal on kohe lennupiletite hindade muutus, hotellide muutus on see, et mina nüüd kohe lähen, praegu on november meil
ja novembris niimoodi hakkab siis selline hooaeg, millal nagu kõik lähevad üle maailma. Sellepärast, et seal nagu hakkab selline vihmavaene aeg ja on tai mõttes jahe. No see on alati ajab mind naermas, ma lähen Bangkokki, see on see 32 kraadi, siis no väga jahe on küll. No ja, aga see troopiline jahe. Tai on ikka meeletult pikk, ta on nagu meeletult pikk maa, et seal on täiesti erinevad kliimavöötmed nii-öelda. Et Põhja-Tai võibki olla jahe. Põhja-Tais praegu novembris näiteks ärkama hommikul üles võib olla 10 kraadi, võib olla 8 kraadi, mõnikord see on niisugune mõnus nagu jahedus. Ühesõnaga, et praegu hakkab see aeg, kus sa võid sinna minna päevitama, on nagu hästi hea, aga ka kõik on nagu hästi kallis ja hästi palju turiste on. Mõnes kohas lihtsalt need saared on liiga rahvast täis, eriti niisugused populaarsed saared. Siis lõpeb see, ütleme veebruar, märtsist hakkab siis see aeg, kuhu võib jälle minna, et seal on nagu natukene odavam, aga nüüd tulevad sellised inimesed nagu mina, kes kannatavad kuumust, sellepärast et nüüd lähevad vihma ikka ei saja ja tulevad sellised kuumad, et ma olen ikka Bangkokis olnud, seal kerib nagu 42 kraadi, 43 kraadi, aga Põhja-Tai on väga soe ja et sul võib olla niisugune laus päikest ja samal ajal on hinnad natukene hinnad lähevad jah, märts-aprillist kuskil lähevad, aprill on see cut-off, sellepärast et enamus inimesed, sa ei saa päeval nagu sa ei jaksa tund aega käia enam, sellepärast et sul on see hästi palju nagu sellist intensiivset kuumust ja seda rahuldust nagu vihmaga ei tule, siis hakkab see väike vihmaaeg. Ja siis tuleb vihmaaeg meie on siis millal? Suvi, põhimõtteliselt nagu hästi mai, juuni, august, kuskil septembrist läheb jälle ära, aga siis on see, et miks mitte minna. Siis on sul temperatuur on ikkagi nagu soe, aga et sul on pidevalt seda nagu jahutust. Samas on need mussooni vihmad võivad mõnikord nagu niimoodi ujutada, näiteks Bangkok võib olla täiesti vee all, kus on nagu trolleritega enam nagu läbi sõita ei saa. Nüüd sa räägid suvest. Ma räägin päris suveajast ja vihmahooajast. Et kunagi ei tea. Samas sa võid olla nädal aega seal, sul sajab päevas 3 tundi, õhk on nagu niisugune niiske, aga üleujutus ei ole. Samas võib olla kuskil põhjas, kus on mäed, Chiang Mai on põhja üks tuntumaid linnasid, näiteks Chiang Mai oli 6 aega tagasi veel täiesti vee all. Et katastroofiliselt veel kohalike jaoks nagu päris suured katastroofid. Et kas sa siis tahad istuda ja vaadata sellist asja. Aga kui sa lähed kuskile lausmaale, et miks mitte minna suvel, sa pääsed, lennupiletid on palju odavamad. Hotellid on palju odavamad, lihtsalt sa riskid sellega, et võib-olla sa nüüd ei saa 5 päeva järjest nagu ei saagi eriti hotellist välja, sellepärast kogu aeg sajab. Samas on jälle see troopiline soe vihm. Ma ei tea, mulle meeldib, kui seal mere ääres seista nagu suve poole, kui seda kedagi ei ole ja sa oled seal täiesti vihma sees või juua mingisugust kohalikku mulliteed enda hotellikese balkonil kirjutada, tööd teha. Ja siis läheme jälle sinna umbes nagu talveaega tagasi, et seal on kõik need erinevad, 3 erinevat aega, ütleme 3 erinevat aastaaega. Ja igaüks nagu sisaldab endas midagi, et kui sa tahad seda ideaalset kliimat ja kõike, sa pead arvestama, et sa maksad rohkem, sul on rohkem raha. Kui sa tahad vähem maksta, siis võtad endale riski saada umbes, sa lähed paadiga poodi. No minule praegu ei selline tunne, et võib-olla märts-aprill on selline, et juba läheb soojemaks, ei tule vihma ja on hinnad alla natuke lähed. Jah, just. See on sul täpselt see cut-off point, et kuhu nagu eriti tark on sihtida, aga sealt võib jälle, et nagu need kliimaga hüppab, et sealt võib jälle juba võib mingisuguse vihma peale visata või siis võib ikka veel kuumutada, et sa nagu täpselt ei tea, et kui ma lähen nüüd novembris, siis ma siis on kindla peale. Siis on enam-vähem ja ikka vägagi kindel. Nii, aga kas Taila kultuuris on ka nüüd sellised konkreetsed pidustused, mis tähendab, et on hullumaja puhvet samal ajal? Tai uus aasta äkki või? Ma mõtlen, et Indias on see, et kui sa oled Hooli ajal, kui sa oled Diwali ajal, et siis sa lihtsalt saad Indias väga teistmoodi hullumaja. Mul läheb see uus aasta, kas oli ka aprillis, nüüd jääbki sinna, et siis tulevad kõik inimesed sinna korraks kokku. Ja see on mõnes mõttes huvitav, aga samas jällegi kallis on vist ka. Täpselt sellel ajal on kallis jah, et see on nädal aega. Aga seda peab iga aasta vaatamagi erinevalt, et ta minu meelest, ta on ikkagi jooksepühad, ei ole ju mingi kuupäeva. Jookseb natukene eest ära ja seal on see Songkran, et siis on jah see tohutud veesõjad, kus politsei võtab vee. Oled sa sellel ajal olnud seal? Õnneks ei ole. Ma ei kannata neid suuri festivale, rahvafestivale ja asju. Ma võin rahvamassi veel kannatada, aga kui on nagu spetsiifiline festival, näiteks Hiina uus aasta või, et siis ma ei tea, meelega ei ole sattunud. Ja mina pigem ka soovitaksin, minul on India kogemus, et ma olen olnud nii Diwali kui Holi
mõlemad on mega keeruline tavalisele valgele inimesele, et sa nagu võib-olla tahaksid seda kogeda, võib-olla veerand tundi, aga sa ei saa lihtsalt nagu ära lõpetada seda. Kõik inimesed on peomeeleolus, mina olen nii depressiivne, ma ei taha olla, et kõik on peomeeleolus peale minu. Ja siis lõpuks sa oled ma ei viitsi kedagi teist veega pritsida, siis peab pritsima. Politseinik laseb sulle vett näkku, mis ma teen? Lihtsalt oled nagu siuke vanavihane mees, ma lihtsalt kardan, et ma lähen väga kohatu kuskil siuksel rõõmsal festivalil. Ja ma arvan, et sulle meeldib pigem niimoodi, et kohtad küll neid inimesi, aga juhtuvad lood inimestega, mitte massidega. Ja siis ma saan kohe nagu ära minna ja kui inimene oli õnnelik, siis ma lähen kohe minema, aga seal festivalis on kõik õnnelikud, sa ei kuskile minna ja siis sa istud seal oma toas ja siis ei ole ka mõtet sinna festivalil minna, nii et mina ei lähe Tai uut aastat vastu. Aga mis siis on see Tai võlu? Sa oled maininud, et sa oled ikkagi oma reisijuhi töös tekitanud Eestisse Tai fänne, näinud seda, kuidas inimesed armuvad Taisse. Laosed fänne olen pigem tekitanud. Need maad nagu natukene kattuvad. Aga mis siis on see Kagu-Aasia võlu? Mis Eesti inimesest, mida sa oled näinud, tuleb Harju keskmine eestlane ja läheb ära niimoodi, et ta on fänn. Mis seal võib olla? On see, ma ei tea. See on toit, no Tais on kindlasti on toit ja Kagu-Aasias on üldse väga huvitav toit näiteks, aga samas kui me võtame jälle Tai ja Laose, Laos mulle meeletult meeldib, aga Laos on tegelikult, need maa ajalood on väga tihedalt seotud oma vallutuste ja tekkimisega. Aga et Laos tänu 75. aastal tuli neil selline kommunistlik partei võimule, mis on siiamaani ja see on nagu maa niimoodi surunud, hoidnud nagu allpool, et Tai on nagu mühisedes arenenud. Et Laos on nagu selline viletsam, nagu siuke pime kassipoegade varjupaigas, et küll on nii armas ja nii tore, aga keegi nagu väga ei taha, et tal on üks silm on peast väljas ja teine on hall. Et kui Laosega nüüd võrrelda ja Taiga toitu, ma tahtsin toidust rääkida, siis on nagu Laoses on kõik need asjad nagu olemas, mis on Tais, aga toidu valik on nagu kuidagi poole väiksem ja Tai siis paneb, minu meelest nad panevad selle enda toidule nagu eriti rõhku, et Laose inimesed, kes saaksid nagu samadest asjadest, ma ümbruskaudseid maid ei hakka võrdlema, see läheb liiga pikaks, aga et laod, kes saaksid teha kõike seda sama, eriti ei viitsi, sest nemad tahavad süüa, kuigi nad teevad ka väga häid asju. Aga Taid siis lähevad selle, võtame selle tom yum supi, et paneme mingi 10 000 asja sinna sisse, kõike keedame ja et Tai on tohutu toidukultuurimaa. Aga see on jällegi üks nendest mitmestest põhjustest. Ei ole nagu sellist asja, et miks see Tai on nagu nii hea. Seal on nii palju erinevaid kohti, seal on need külmemad mäed, seal on need saared, mis sa ei usu, et see on nagu võimalik. Neid on igal pool maailmas, sa paned need kõik kokku ja võib-olla see lõpuks, et sa oled selle tohutu virvarri sees, mis on nagu selline uskumatult virvarri, uskumatult teistsugune nii põhjas kui lõunas, on turvaline. Sul on see turvalisuse tunne kuidagi säilib seal tänavatel ikkagi, kuigi Tais juhtub ka nagu halbu asju, aga neid juhtub ikka kokkuvõttes nii vähe ja ikkagi enamus inimesi kirjeldab ainult seda ülipositiivset kogemust. Ja mina peegeldan praegu, ma mõtlen, mul on hästi kummaline Tai kogemus, et minust olime 10 päeva Bangkokis lastega. Ja ei käinudki kuskil mujal, on ju päris omapärane, aga mu lapsed pärast arvasid, et selle linna nimi on Bangkok. No Bangkok, ja seda kutsuvad. Sest et seal oli see tänava Bangkok, mida me iga päev sõime, banaani Bangkok, tänavatoit õudselt ja siis, mida nad ka mäletavad, mina samuti, et seal olid need pisikesed mangod, mis ei ole nii suured kui see, mida tavaliselt Eestis näidatakse ja süüakse ja nad olid imehead ja mingid muud puuviljad ka, et ühesõnaga taas toit on ju. Mis toitu sina? Ei, aga ennem kui me toidust räägime, siis ma tahtsin veel öelda, et kuulajale, kes võib-olla nüüd tõesti, ma arvan, et ikkagi enamus inimesi on käinud Tais, aga kes ei ole Tais käinud, et see lause, me olime ainult Bangkokis, on tegelikult täitsa null lause, sest Bangkok on nii meeletud ja seal on nii meeletud erinevad rajoonid, kõik võtame see Rattakosin, mis on see kõige vanem linnaosa. Need on nii meeletud, et sa võid seal ühes linnaosas olla nädal aega ja siis olla teises linnaosas, kus on teine kultuur, teine, et
me isegi eksisime ära ostukeskuses, nagu, sest et seal olid mingid täiesti kosmilised teised planeedid, mis oli see ostukeskus ja juba see, et kuidasmoodi need õhurong või kuidas seda öeldakse, mingisugused ülikiirrongid linnaosade vahel. Seal oli seda ulmet ja samal ajal ikkagi see sama taikultuur, see nagu ja ööturud ja kõike hea selles mõttes küll, aga mul on olnud selliseid hetki, kus ma mõtlen, et kui ma kuulen teiste inimeste kogemusi, et nad on käinud Krabi, Phuket, Pattaya, mingites sellistes kohtades ja siis ma mõtlen, et ma käisin ka, aga ma käisin Bangkokis, eks ju, Bangkokis. No tegelikult võib nagu kombineerida need sinu lemmiklinn, Bangkok. Ongi vist suhteliselt, jah. Et kui sa ütleks niimoodi, et nagu lihtsalt minna, no muidugi me saime väga palju igasuguseid basseine, seal on nagu, ujud sa seal Bangkoki linnas väga hästi leiad kohti. No, absoluutselt, jah. Ja söömisest... Lähme nüüd söömise juurde. Mida sa soovitad? Ma soovitan kõike proovida. Seal on lihtsalt see toiduvalik on tegelikult nii suur, et käikski ainult ringi ja sööks ainult uusi asju, mis on nagu proovitakse neid igasuguseid küpsetatud skorpionid ja asju, need ma jätaks välja, need on mõttetud. Aga et kõik... Need on lihtsalt selfide jaoks. Nad on kõik, nüüd nad on igal pool on ära jaganud siin viimase 10 aasta jooksul, et ongi, et kui need igasugused müüakse, need igasugused kuivatatud ussikesi asju või Khao San Roadil Bangkokis üks kuulsamaid pidutänavaid ajaloos, et on krokodilliliha, siis kui ma 5 aastat tagasi käisin, siis oli see krokodilliliha ports ja nüüd on see, et selfie 20 pahti ja nad teenivad tegelikult palju rohkem kui selle vastiku, see krokodilliliha on vastik, aga see pilt on efektiivne, kuidas see krokodill seal keerdub. Ja kõik need siukse kahtlase toidu müüjad on igal pool, et see toit on 40 pahti, pilt on 10 pahti. Paht on siis see Tai kohalik raha. Aga muidu hakata soovitama, et mida soovitada, see nimekiri on nii pikk. Alustage julgelt kõikidest asjadest, et seal on tõepoolest. Ja seal on nagu soovitada, et kõige esimene supp, mida ma Tais sõin, on see tom yum, mis on mu lemmik maitse. Isegi seda ei saa soovitada, sellepärast, et tom yum on nii, et see tom tähendab keetmavist ja et salatit ja keedetud salat, et Eestis öeldakse, et näed, et meil on siin ühte tom yum suppi. Tegelikult Tais on üks tom yum tänav, kus on siis erinevad need tänavamüüjad. Ja iga üks pakub nendest erinevat varianti, mis ikkagi alustatakse selle kreveti mingi pea keetmisest kuskil, aga siis ta võib olla kreemnes, ta võib olla valge, ta võib olla punane, ta võib olla täiesti hele, et isegi tom yummi ma ei oska soovitada, minge proovige 11 erinevat tom yummi, et kõik on hea. Aga kui sa oled näiteks Eestis ja soovid tai maitseid saada, kas siis läheb hästi? Kusjuures tom yum suppi on päris paljudes kohtades lihtsalt... Eestis ei tohi minna tom yummi suppi, ei tohi minu meelest, see on nüüd, ma teen võib-olla mõnele restoranile liiga, aga enamus fusion restoranid, isegi eesti keeles kasutavad nad seda fusionit, kus on hindu kokk, kes teeb tai toitu, on minu meelest täiesti lubamatu, sellepärast nad üritavad seda teha veel läbi mingisuguse Hiina võtme niimoodi, et tehakse seda hiinlased teevad hästi palju tärklisega, kõik supid asjad on tärklisega, et ma olen nagu midagi täiesti kohutavat saanud tom yummi nime all. Et kui sul on ikka tavaliselt see hindu, siis ta teeb sulle ülihea karri, Nepal kõik ja kui nad hakkavad tai toitu tegema, ärge minge. Enamus restoranidest on fusion, sööge, küsige, kus kohas, mina alati küsin, et kus kohas kokk pärit on. Äkki ongi Taist hoopis, siis ta teeb teile tai toitu. See on päris hea nipp, et küsida, kus kohast on kokk pärit ja siis sa sööd seda toitu, kus ta pärit on. Sest et fusionid on et enamustel ikka ei tule välja. Et minul on need lemmikud, keda ma soovitan, on New Tai, At Bangkok on Tallinnas 2 kohta, mis ma tean. Neid inimesi olen ka tundma õppinud, nad teevad nagu nii hingega, et neil on nagu nii õiged asjad. Mis taust on, kas nemad on siis need tai-fännid Eestis? Nemad on tai-fännid Eestis, kellel on tai-kokad, kellega siis ka ollakse veel abielus ja on sellised tai-Eesti segapered, kes annavad siis fännamisest või siis Hiiumaal, ma kogu aeg ma ei julge seda nime nimetada, mul läheb kogu aeg Hiiuma ainukene tai restoran on ka üli tore, et kui rääkida
kuidas valgetel meestel läheb tai naistega halvasti, siis on ka leitud päriselt armastust ja Hiiumaal on üks niisugune ülilahe. Ja neil on läinud hästi. Neil on väga hästi läinud, jah. Väga lahe, et see on päris armastus ja Hiiumaa tai maitsed saan Hiiumaal kätte sealt ühest kohast ja rohkem sinna vist. Aga kas oskaks niimoodi soovitada? No nii, Epp läheb sinna näiteks New Tai restorani. Mis sa soovitad? Võtagi seda sama Tom Yummi. Ole lihtsalt, Tom Yum on hästi terav. See on see, et kui ma esimest korda ei teadnud, ma üldse ei teadnud taist mitte midagi. Meil ei olnud siin tai toite vist absoluutselt. Ja ma esimest korda läksid suhteliselt juhuslikult. Ma ütlesin, suppi ja siis veel natukene napsise peaga ütlesin, et pange siis chillit juurde. Ja siis ma arvan, et ma oleks pimedaks jäänud ääre pealt. Et nad vist ei pannud isegi, aga see supp ise juba, seda ei saa teha muud moodi. Tom Yummi seda õiget maitset ükskõik, millega ta siis tehtud on. See tohutu vürts, mis sa saad, see on nagu üks põhialuseid. Räägime vürtsist. Mis siis teha, kui Harju keskmine võtab sellise vürtsika suutäie ja hakkab õhku ahmima hetke pärast? Vett peale juua? Vesi ei aita. Esiteks on tais, kui sa sööd, siis sa alati ütled, sest et tai ei ürita sind väga palju hoida. Nad väga palju... Mina soovitan ainult nagu tänava ja tänavarestoranides süüa, kuskile kallitesse restoranidesse minu meelest ei ole mõtet minna, kus on need igasugused läänesöögid ja asjad. See on nagu tohutult kallis, seal võib saada toidumürgituse, tänavatoidust sa vaevalt saad toidumürgitust, seal on värske, seal valmistatakse sinu silmade ees. Aga seal tänaval sulle keegi nagu eriti armu ei anna, ehk siis pannakse niimoodi kõikidele. Alati vaata, kus kohalikud söövad, mine sinna, siis tähendab, et sealt ei tule mingit toidumürgitust. Ja siis sa pead lihtsalt ise ütlema, mul oleks praegu meelest ära, et see pange vähe chillit. Et sellega nad siis arvestavad, et alati sa saad natukene vähem küsida kui mingis retseptis kuskil nagu Tom Yummi, siis sa ei saa vähem panna, kuna kogu see supp on tehtud juba nagu chilli põhjale. Alati saad vähem küsida. Kui sa küsid selle Tom Yummi, siis ta on valmis. Siis sa saad ikkagi selle vürtsika. Tom Yummiga vist ei ole võimalik ja see minu tai kokk ütles ka, et siis sa saadab inimesed uksest välja, kui nad tulevad hakkavad rääkima, et nad tahavad nagu Tom Yummi ilma chillita saada. No muidugi naljaga ütles, aga et paljude asjade puhul on võimalik, et ärge pange nii palju chillit, lihtsalt õpid selle väljendere. Ja kui sa oled võtnud juba seda, siis sul on vaja see, mis jälle eesti keeles kapsitiin või kapsit see aine, mis annab sulle selle reaktsiooni, et su suu põleb, tema reageerib ainult piimaga, igasuguste piimatoodetega. Ma mäletan, et on öeldud, et nagu mingid, aga mis seal siis on, võtad jogurti joogi juurde või lassi juurde ja siis lassiga nagu... Jah, lassi on nüüd India oma, aga sul on need igasugused ma mõtlengi, minu kogemus on ka rohkem Indiast, et seal on, et võtad selle lassi kohe kõrvale, et see on nagu süüaksegi nagu Indiad ja Pakistanid, Afganistanid, et kogu aeg on sul see klaas on kõrval, jah. Aga siis taiköögis on samamoodi, et on okei midagi juurde kohe alguses küsida. Endale, jah. Mis on nagu piimajogurti põhjal. Aga huvitav, mis seal toimib? Kas see, et ma pean talle nagu ruttu alla kulistama või suus hoidma? Kas sa seda tead? Kui on nagu nii... Kuidas kellegi mõjub, aga ma arvan, et kui seda chilli sulle nii palju halba teeb, ära söö seda pigem. Ei, tegelikult, mina konkreetselt arvan, ma olen isiklikult kusagil seal poole peal, et mul nagu ka väga paljudel on huvi ikkagi saada seda vürtsikat elamust ja see tekitab teatud sõltuvuse. Aga ma ei ole nagu sõltlane, aga ma ei ole ka selline, et ärge andke mulle seda nagu vürtsikat elamust. Ja tasuks nagu järgi mõelda, järelikult vist tasuks piimatoode jah, küsi mingisugust kohalikku piima. Seal ei ole muidugi lehmapiima ei ole. Piimatooteid üldse nagu tais eriti ei ole. Aga kas see jogurtit on? No jogurtit on, seal on kitse jogurti moodi asjad. Aga muidu on seal, et see tavalist juust, näiteks väga vähestest asjadest ma hakkan puudust tundma, aga et kui mingi kuu või 2 oled, siis tahad seda tavalist juustu näiteks. Et see ei ole nagu lehmasid on seal nagu ülivähe. Kõik need mingid juustutooted on, sa leiad küll kuskilt poest, aga see on meeletult kallis, et sa ostad seal ühe tavalise, meie mõistes kõige odavama mingi edamine, et sa maksad, ma ei tea, 30 € mingisuguse pisikese tüki eest, et tavaliselt on kõik need sulatatud juustud, mingid kitsejuustutooted, Buffalo. Räägime lõpetuseks magustoitudest ka.
sealt on midagi sulle öelda või soovitada? Peale pannkoogi, banaanipannkoogi, selle juba saime ja need banaani, need rotid, need on kõige paremad. Ja. Ma ei söö ise eriti magustoitu, aga seal on igasugused asju, seda näed visuaalselt igat. Kas see on mingisugused kilekoti sees olevad söögid? Nad panevad kõik kilekottide sisse, seal on nagu meeletu kilekoti uputus. Et kõik nagu joogid, see ongi nagu tavaline tai võtab kohe nagu iga hommikul mingisuguse joogi, see kõik läheb kilekoti sisse kõrs, kõik söögid, asjad võetakse kaasa, ongi nagu väiksed kilekotid, kõik käivad kilekottidega ringi, sõidavad enda skuutriga, väike kilekotik ripub, kas jook või söök, nad armastavad kilekotte, nad tõesti armastavad. Ja see on kahjuks kurb, aga kui räägime nüüd Eesti taist ehk et siin kohalikust tai kusiinist, kas sealt oskad soovitada midagi? Ma ei tea neid nimesid. Ei tee nimesid. Nad on kõik head. No tais, sa saadki kõik, mis on visuaalselt kõlbav ja taid panevad suurt rõhku visuaalile. Väga oluline, isegi seal tänava vendoril on tegelikult, need toidud on ilusad, vendor on tänavakaupleja. Et kõik, mis on ilus, on hea. See on jube võimatu on leida, et see maitseb, need on erinevad asjad. Ja mingisugused asjad on siis, mis mul endale ei meeldi, on buffeed, ainukesed asjad, millest ma nagu hoiaks tänava peal eemal, et muidu on just rääkides sellest toidumürgitusest, mida inimesed kardavad, et enamus kõik toitu tehakse alati. Sinu ees pannakse pannile, kõik see liha küpsetatakse läbi, visatakse ja mingisugused asjad siis seal tänaval selle kuumuse käes nagu ka seisavad. Ja need on tavaliselt sellised üliodavad buffeed ja need ei näe nagu... Kui sa näed, et toit seisab, mitte ei ole tehtud, siis ta on kahtlane. Natuke, aga nad tähendab isegi suuresti ilmselt sa sealt ka mingit toidumürgitust ei saa. Ma ütlen, toidumürgitust saadaksegi välismaa ilusates, kallites hotellides alati. Et seal on see, et üritatakse teha lääne toitu. Sa ei näe, kuidas tehakse. Tänaval sa alati näed, sa näed, kas on must või ei ole. Aga ma mõtlesin just maitse poolest, et need buffeed on, mis ma olen nagu proovinud, et nad ei näe nii kihtid välja ja need ei ole minu meelest väga head. Ülejäänud nagu 90% tai toidust näeb alati hea välja ja need on nii palju erinevad asju, et reastama on mõtet hakata, mul ei ole ka nimed tavaliselt meeles. Kas taisse minnes on vaja osata pulkadega süüa? Taid söövad, pulkadega söövad hiinlased tegelikult tai restoranis enamustes kohtades ei antagi sulle pulkasid. Antakse lusikas ja kahvel. Lusikas ja kahvel, sest et nuga tai söömise kultuuri juures on see, et sul on kõik juba hakitud suupäraseks, sul on kas hakkliha või väiksed kanatükid, ehk siis nagu kokk teeb selle hakkimise kõik ära. Mulle seletati, et vaata, tõeline budist ei puutu nuga. Nuga on tapariist ja siis sellest kuidagi see taust on tulnud, et nuga ei anta, lihtsalt ei ole nuga toiduriista hulgas. See on õige küll, et budism ütleb seal tapariist ja nii edasi, kuigi nagu nüüd paljud budistid võtavad seda tapariista ka mõnuga kätte, vaatame Myanmaris näiteks, mis nad teevad. Aga ta on lihtsalt nagu praktiliselt ka, et sul ei ole taldrikust tavaliselt mitte kunagi mitte midagi lõigata. Tõepoolest, mida sa istud selle noaga seal lavada, aga pulkadega sealt ongi, et kui sa sööd seda pad taid, mis on kõige kuulsam tai söök, aga mida taid eriti ise ei söö. Ei väga palju pad taid kodus ei tehta. Et see on rohkem niisugune turistika. Mis see pad tai on, selgita siis? Nuudlid, sellised sitrusega nuudlid, et see kunagi, et ma isegi raamatusse kirjutasin ühe variandi, ma ei tea, kas see on õige. Teine variant on see, et ühel hetkel nagu see lihtsalt tehti populaarseks tai natsionaliseerimise ajal, et midagi peab olema tais, siis leiti igasugused asju. Ja mingi riisipuudus oli, riisinuuded oli, siis öeldi, et see on tai riiklik söök ja üks valitseja surus, et nüüd on igal pool hakkame seda tegema ja see ongi saanud selliseks, et on kõik kohad täis. See on väga maitsev, aga et suhteliselt harva sa näed, et tai seda tegelikult sööks. Aga seda süüakse siis kahvli ja lusikaga. Kahvli ja lusikaga, nemad on nagu sellised meie jaoks on see tegelikult suur pluss, sest et ega see pulkadega söömine nii meelakkumine ei olegi, kui sa ei oska. Pulkadega nuudlisuppi süüakse, et nuudlisupp, mis mulle ka meeldib, erinevad 100 varianti nuudlisuppi, mis sa endale ehitad, et siis sealt seda sa sööd nagu lusikaga ja sealt siis võtad pulkadega neid nuudleid. Aga kui sa ei oska pulkadega, siis sa saad ka selle lusikaga kätte, et lihtsalt rohkem nägu on nuudleid täis. Nii et ei pea oskama, Hiinasse lähed, siis pead oskama sellepärast, et siis sul on tihtipeale ainult pulgad või Koreas. Koreas on eriti jõudne sellepärast, et Koreas on metallist pulgad ja seal on isegi minul, tavaliselt ma söön pulkadega suhteliselt kiiresti, aga sul on metallist libedad, rasked pulgad igal pool täpselt ühesugused. Et see on nagu jama, nii et Koreast natuke pead enne treenima. Veel üks pluss, miks tasub minna taisse. Aga praegu ma arvan, et asugem lugema raamatut Minu tai ja võib-olla
sööma minna. Minu tai on turistist sirgub inimene. Turistist sirgub inimene. Saadet toetab restoran New Thai Tallinnas.